Tere, mina olen Ingrid Maadvere ja täna võtame ette Google Docsi spreadsheeti ja räägime sellest, kuidas näiteks klassijuhataja saaks siin toimetada nimekirjadega. Ja mul on siin nüüd näide ühest nimekirjast. Need on siis Gustav Adolfi gümnaasiumi vilistlased aastast 1923, 6. lend. Ja kui ma vaatan seda nimekirja, siis siin nimekirjas on siis niimoodi, et siin on esiteks nad on kõik läbivate suurtähtedega, teiseks nad on praegu järjestatud nüüd eesnimede järgi. Aga mina tahaks, et see oleks nüüd perekonnanimede järgi järjestatud ja selleks ma pean siis kasutama erinevaid valemeid, et see korda teha. Nii, ma nüüd kõigepealt nihutan need nimed nii, et nad ei ulatuks A veerust, siit B veer, kui ma teen siin topeltklõpsu. Ja siis mul lohistatakse see veerg täpselt nii laiaks, kui lai on siis see kõige laiem nimi siin, nii et näete, see viimane on siis kõige laiem. Nii, aga mida siis siin tegema peaks kõigepealt? Esimene asi, mul oleks vaja need nimed lahti võtta, et mul oleks eraldi lahtris oleks number ja siis oleks eesnimi ja siis oleks perekonnanimi, sest siis ma saaks neid teistmoodi järjestada. Ja selleks kasutan ma sellist funktsiooni nagu split. Kõik funktsioonid, mida ma hakkan sisse panema, ma panen kõigepealt võrdusmärgi, nüüd hakkan kirjutama, nii, ja ta pakub mulle juba, valin siit selle split ja nüüd ma pean ütlema kõigepealt siis, mida ma tahan teha ja nüüd panen koma ja nüüd siis annan selle tingimuse, et ta eristab nüüd, mille järgi ta ära tunneb, et ta peab ära jagama tühiku järgi, jutumärgid, tühik, jutumärgid ja panen enteri. Nii, ja näete, nüüd juhtuski niimoodi. Siin on üks, siin on siis Albert Gottfried ja siin on press. Nii, seda võin ka natuke lohistada, et paremini on näha. Ja nüüd ma ei pea seda valemit tegelikult enam sisestama niimoodi, et teistele nimedele ka, vaid ma lähen lihtsalt siia juurde, kus ma näen, et see valem on mul sisestatud. Siia alla tekib selline väike ruut ja kui ma nüüd sellest alla lohistan, siis mul kõik need 47 nime tehakse täpselt samasugusel viisil. Nii et nüüd on nad mul siis ära eraldatud kõik ükshaaval, nii et on siis number, eesnimi ja perekonnanimi. Nii, järgmisena nüüd teeks seda, et teeks niimoodi, et nad oleksid siis esitäht suur ja muidu väiksed. Selleks nüüd kõigepealt ma teeksin nad üldse, et nad oleksid väikses kirjas. Nii, selleks, et panna neid väiksesse kirja, vajan ma sellist funktsiooni nagu lower. Nii, juba mulle pakutakse, valin selle välja, nüüd valin selle nime ja vajutan juba enter. Ja näete, mul siis on, nüüd saan siit eesnimed kõik ilusti. Hopsti lohistan selle sama valemi alla. Nii, kõik on nüüd. Eesnimed on paika pandud. Ja nüüd võtame siis ka perekonnanimed. Samamoodi lower. Valin ära. Klõpsan selle peale, mida ma tahan. Enter. Ja nüüd siis tulevad kõik perekonnanimed. Nii. Nüüd järgmisena oleks mul vaja siis teha nii, et eesnimed oleksid suure tähega ja perekonnanimed algaksid suure tähega. Selleks, et nüüd panna suure tähega algama, selleks on funktsioon proper. Kirjutan proper ja valime nüüd siis selle lahtri ja enter. Ja näete, ongi suure algustähega. Ja jälle lohistan kõige alla. Ja niimoodi läks kõikide nimedega. Ja teeme siis selle teisega samamoodi. Proper ja perekonnanimi samamoodi. Hops. Ja lohistan alla. Nii. Nüüd on mul siis olemas kõikide nimed ja samamoodi numbrid ja nüüd ma siis peaksin nad panema kõigepealt siis sellisel viisil, et oleks kõigepealt perekonnanimi ja siis eesnimi. Aga ma võiksin muidugi nad enne nüüd ära siis juba järjestada ja selleks ma teen nüüd niimoodi, et ma nüüd kopeerin need nüüd, mis mul need viimased, need õiged on, et mul on siia ühel lehele sattunud juba päris palju. Nii, valin kõik ära. Nii,
võtan siit muuda ja kopeeri. Nii, klõpsan jälle AXS. Nii, ja nüüd siis klõpsan siit lisaleht ja valime muuda ja nüüd ma pean valima kleebi teisiti, sest kui ma panen kleebi, siis vaadake, mis juhtub. Siis mul tulevad sellised vead, sellepärast et ta kleebib mul valemeid. Aga mina tahan tegelikult ju kleepida väärtuseid, need, mis sealt välja tulid ilma valemiteta. Võt. Nüüd on nad mul siin olemas ilusti need. Ja nii, teeme siis niimoodi, et kõigepealt lisame siia ette ühe tühja rea. Nii, sisesta üks üles, siia kirjutame eesnimi ja siia perekonnanimi. Nii, ja nüüd lisame siis filtrid. Nii, hopsti, siit lisame filtri ja nüüd siis selle filtri abil on mul võimalik siis sorteerida. Ma võtan perekonnanimed A-st Y-ni. Ja nüüd ta siis vahetas kõik ilusti ära, Aavik, Aguraiu ja nii edasi, pani mul kõik õigesse järjekorda. Ja eesnimed ta ka automaatselt siis samamoodi muutis ära, nii et kui ma tahan kontrollida Aavik, Paul, Benjamin, läheme selle eelmise lehe peale, vaatame. Näete, Aavik, Paul, Benjamin täiesti olemas. Nii. Ja nüüd mul oleks vaja siia ette ka lisada järjekorranumber. Teeme siia ette ühe uue veeru, sisesta üks reast vasakule. Nii, ja paneme siis siia järjekorranumber. Järjekorranumber. Ja number siis number 1, siis number 2. Ja nüüd tegelikult rohkem ma ei peagi enam edasi nummerdama. Nüüd kui ma siit hakkan alla lohistama, siis ta saab aru, et ma tahan nummerdada. Näete 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja ma lohistan selle täiesti niimoodi alla välja. Sinnamaani kui vaja. Ja ongi mul 47 arvu mul siin. Ja nüüd siis paneme selle asja kokku. Selleks jälle võrdusmärk. Ja kasutatakse valemit concatenate. Ja nüüd siis, kuidas see asi käib? Kõigepealt ma võtan siis esimesest siit veerust, võtan numbri. Nii, nüüd paneme koma. Numbri taga peaks mul asuma punkt ja tühik. Nii, jutumärgid lõppevad, paneme jälle koma. Nüüd võtame teisest veerust. Nii, nüüd ta läks mul siit ära, ma saan siit ülevalt kirjutada teisest veerust, võtame siis, automaatselt ei saa, ma pean käsitsi kirjutama B2 on mul siis teine veerg, nii, nüüd ta juba üleval näitamise hakkab tulema, jälle koma, nüüd paneme jälle jutumärgid, nüüd peaks olema tühik, jutumärgid, koma ja nüüd siis C2. Nii. Ja mis mul tuli? Paul, Benjamin, Aavik. Oi, aga mina tahtsin ju järjestada ikkagi perekonnanimi, et oleks perekonnanimi ees. Siis ma saan siin teha kohe vastavad muudatused. Lähen siia valemisse, järelikult siin peab olema C2 ja siin peab olema B2. Nii, kontrollime, nüüd on korras. Ja kui ma nüüd tahaksin, et siin vahel oleks ka näiteks viisakas eesti keeles peaks siin olema koma, Aavik, koma, Paul, Benjamin. Siis ma lähen, lisaan selle koma nüüd siia, kus siis tuli see tühiku koht. Nii et ma pean nendest valemitest lihtsalt aru saama. Ja nüüd mul ei ole muud teha, kui ma siis lohistan jällegi alla, välja. Ja mul on kõik nimed siis pandud nii, nagu ma tahtsin. Järjekorranumber ja siis on perekonnanimi ja siis on eesnimi. Ja jällegi, kui ma nüüd selle nimekirjaga midagi teen, siis näiteks ma võtan ta nüüd siit jälle, valin välja, et ma tahan ta kuhugi teise dokumenti viia, siis võtan kopeeri ja kui ma nüüd tahan teda kuhugi jälle kleepida, siis on teil meeles, et selleks tuleb siis võtta muuda, kleebi teisiti ja kleebi ainult väärtused. Nii, hops. Ja nüüd on mul siis see siin puhtalt, näete, siin all ei ole mitte mingit valemit, kui ma siit vaatan siit rea pealt, aga kui ma lähen siia, siis ma näen, et tegemist on valemiga. Nii et sellisel lihtsal viisil neid nimekirju saabki muuta ja toimetada.